No hei, siin krüptogaraaž ja kohe tõestame ära, miks ma oleks parem Eesti Panga juht kui uus tulevane staar, kes ütleb, et kuld on ilus asi, aga noh, ega sittagi pole temaga teha, et noh, mis me ikka ostame tast, mis sest, et siin Poola on siin eelmise aastaga mingi 100 tonni või 200 tonni kulda ostnud, on ju. Kõik üle riigi, vabandust, üle maailma riikide keskpangad ostavad kulda. Täielik amoki jooks käib kulla peale ja meie superstaar ütleb, et ilus asi küll, aga noh, ega temaga nagu väga midagi teha ka ei ole, on ju. No, tõrasu ajuga pole midagi teha, on ju. No, vaat, Prantsusmaalt tuleb uudis, et nagu öeldakse, et rääkimine hõbe või vaikimine kuld, on ju, noh. Siis võtame hõbeda teema lahti, et keskpanga uus pomo meil oleks võinud vait olla, oleks olnud nagu hõbedasem vend või kuldsem vend või vahet pole. Et Prantsusmaalt siis uudis, et võeti seadus vastu, et kõik parkimiskohad, mis on suuremad kui 80 kohta, ma pean siis autode parkimiskohti silmas, et kõik parklad, mis on suuremad kui 80 parkimiskohta, peavad saama nüüd siis päikesepaneeli katused omale peale. Ja mida see tähendab lahjalt öeldes? Lahjalt öeldes, näe, auto sõitis, täpsemalt öeldes Bitcoini poisi mõistus läks koos meie keskpanga poisi mõistusega, on ju. Et see tähendab seda, et ainuüksi Prantsusmaa hakkab nüüd ära neelama vana hinna järgi, kui võtame 115 toltsi oli hõbemünt, on ju, siis kuskil 240 miljonit läheks siis sellise vana hinna järgi Prantsusmaale maksma see hõberalli nüüd päikesepaneelide näol. Aga see on ainult Prantsusmaa ja aga see on ainult selle 115 juures, aga ikkagi maailma päriselt eksperdid, mitte eksperdid, räägivad, et siin 4 sotti on hõbedale siin mõne aasta jooksul garanteeritud, kui mitte 1,5 tonni, et noh, et mida see tähendab? See tähendab seda, et hõbedaga seotud firmade aktsiad tõusevad. Näiteks üks aktsia oli, et kui hõbe tõuseb kuskil 100%, siis hõbeda aktsiad lähevad siin kerge 300%, et hõbe läks siin 50 pealt sota peale ja aktsia läks 12 pealt 36 peale. Tšau, paka, näeme garaažis.